tere, siis ka minu poolt ja tere Sam ja tere Roman. Nii, meil on natuke vähem kui 25 minutit hullult vaielda, hakkame kohe pihta. Praegu visuaalse vaatluse põhjal olen siit seltskonnast mina ainukene, kes peaks oma pensioni peale nagu eriti intensiivselt mõtlema. Kui tihti teie mõtlete pensionist, Sam? Iga kord, kui kaubanduskeskuses see vend jälle vastu tuleb ja ütleb mulle, et ma peaks sinna panema, et seal on palju parem tootlus. Okei, aga muidu niimoodi, ma ei tea, kodus mida iganes tehes, kui tuba koristades ei mõtled, aga huvitav, mis must pensionieas saab, see ei tule? Ei, tegelikult see oli nali selles suhtes, et neid vendi ma väldin, et ma lähen välja kaubanduskeskusest ja inspireerun sellest sellegi poolest, et ma mõtlen, et kus minu pensionisammas võib-olla on, sest isegi kui neid vendasid seal kaubanduskeskustes ei oleks, kes müüks meile ja ütleks mulle, et kuhugi panna, siis sellegi poolest ma ikkagi mõtleks selle peale. Ja ma olen selle peale mõelnud ja ma olen jõudnud oma mõtetega sinna paika, et kuna ma olen noor inimene, siis ma tahan rohkem riskida ja minu pension on kindlasti võib-olla natukene keskmisest riskantsemas kohas, et klassikalises pensionisambas, aga ikkagi rohkem riskantsema poole peal. Roman, kuidas sul on suhe pensioniga, kui tihti sa mõtled selle peale? Ma ei mõtle pensionist, aga ma mõtlen küll sellest, et mis saab tulevikus, et mis saab mu elust, ma ei tea, 50 aasta pärast, et ma olen pigem selline futuristliku meelelaadiga, et mu mõtted on pigem seda laadi, et mis juhtub, kui ma ei tea, inimese eluiga ei ole tulevikus keskeltläbi 80 aastat, on 100 aastat, 120 aastat, 200 aastat, mis juhtub, kui me ei suregi ära, et ma mõtlen nagu selles raamis, et kuidas ma saaksin elada võib-olla isegi mitusada aastat, mis tundub praegu täiesti utoopiline, aga kui me arvestame seda tehnoloogia geomeetrilist arengut, et kuidas ma saan kindlustada sellise elu, et mul on piisav sissetulek, vahet siis ei ole, kas ma lähen tulevikus pensionile ja suren keskmiselt 80-aastaselt ära või äkki ma elan 500-aastaseks, et ma pigem mõtlen niimoodi elule. Okei, et sa mõtled oma tuleviku mina peale küll, aga hulka nii-öelda laiema spektris. Aga pensionipäev meil täna on ja kui teie nüüd peaksite lühidalt vastama, et pension kui selline, et kas ja kes seda siis üldse koguma peaks? Ma arvan, et enamik inimesi peaks koguma pensionit, sest enamik inimestel ei ole aega tegeleda igapäevaselt enda investeeringutega, mis on minu arust reaalsus. Sa ei peagi olema spetsialist, aga pension on see koht, kus ma nüüd ei propageeri seda ega ei ole siin, mul ei ole makstud selle eest siin, et ma räägiks teile, et kindlasti pange oma raha pensionitesse, aga ma päriselt usun seda, et iga inimese jaoks selles suhtes, et see võiks olla üks asi, et see nüüd ei tähenda seda, et mul on pension, ma saan palka, minu palgast läheb teatud osa sinna, ma ise veel aktiivselt tegelen, panen veel enda vaba raha sinna, et ma arvan, et sellega sa investeerimisviis võib-olla piirduma ei pea, et ise mõistlik aktiivselt ka otsida, kas seda panna enda vaba raha siis indeksitesse või üksikaktsiatesse või võlakirjadesse või kuhu iganes mujale, et minu aus arvamus on see, absoluutselt mitte spetsialisti arvamus, et mõistlik on hajutada, kõige loogilisem. Aga põhimõtteliselt ikkagi igaüks peaks sellele ühel või teisel moel mõtlema? Jah. Roman, kuidas sina arvad? Ma arvan natuke samamoodi, et küll on küsimus, et kas sa peaksid nagu riikliku pensionisüsteemi kaudu kõiki neid asju tegema või kas tuleks midagi ekstra teha. Et ma arvan niimoodi, et kui me võtame kõiki inimesi näiteks, kes saavad praegu pensionit või kes saavad tulevikus pensionit, et statistiliselt nad jaotuvad mingisuguse normaaljaotuskõvera järgi, et on inimesed, kes saavad väga vähe pensionit või ei saagi, on inimesed, kes saavad tohutult palju pensionit. Ma eile guugeldasin, et eelmise aasta kõrgem pension näiteks oli üle 20 000 euro kuus näiteks ja siis on see suur enamus, kes saavad seda keskmist pensionit kuskil 800 eurot kuus praegu. Et ma mõtlen oma elust niimoodi, et kui mina pensionile kunagi jään, et kus ma tahan olla, kas ma tahan olla see enamus, kes saavad seda keskmist pensionit või ma tahan olla siis see, kes saab seda 20 000 pensionit. Tahaks olla väga jõukas pensionär, aga see tegelikult... Ma lõpetaks korraks, mõtlen niimoodi ära, et
kui te teete kõike seda, mida kõik teised teevad, siis te olete see, on ju, kes saab seda keskmist pensionit, aga tehke midagi veel ekstra ja siis teil on vähemalt see võimalus olla see, kes saab suuremat pensionit. Sest et sa tegelikult nüüd natukene vastasid ka ära juba mu järgmise küsimuse, mis ongi tuletatud sellest, et meil siin eelnevad eeskõnelejad on rääkinud sellest rahalisest heaolust ja on välja tulnud mitmete uuringute põhjal, et see rahaline heaolu on pigem tajutav kui mõõdetav. Ja sina, Roman, ütlesid, et sina ei taha olla see keskmine pensionär, et sina tahaks olla pigem jõukas pensionär. Et siis ma küsingi võib-olla, et mida sina siis oma pensionilt ootad? Ma ootan, et ma saan eluga teha seda, mida ma tahan, siis kui ma tahan. Kui tahan, ostan iga kuu auto, kui tahan, ostan endale iga aasta uue maja, kui tahan, reisin, et ma tahan, et põhimõtteliselt oleks finantsvabadus teha asju nii, nagu ma soovin. Et seoses selle kommentaariga, mis sa siis ütlesid, et jah, et see ongi nagu niisugune 1998 aastal tehti Harvardi ülikoolis uurimus, mis põhimõtteliselt ütles, et kui anda inimesele valik, et kas sul oleks $50,000 aastapalk, aga kõikidel teistel on 25 000, eks sa oled poole võrra nendest rikkam, või sinu palk aasta sissetulek on 100 000, aga kõikidel teistel on 200 000, aga kõik asjad maailmas maksavad sama palju, siis üle poole inimeste valib selle, kus nad saavad küll vähem raha, tähendab, nende ostujõud on väiksem, aga nad on rikkam kui nende lähikogukond. Vana hea kadedus. Mis võib ka olla väga edasiviiv jõud. Sam, mida sina oma pensionilt ootad? No kui aus olla, siis väga mitte midagi. Selles suhtes, et ma praegu maksan ise endale palka, ma olen ettevõtja ja ma ei toetu hetkel mitte kellelegi muule kui ise endale. Ja pensionieas ma selles suhtes praegu nagu ei oota seda momenti, et kui lõpuks ma olen 65, ma olen pensionil, et siis ma hakkan elu nautima. Et seda ma kindlasti ei oota ja ma võib-olla pensioni olen nagu enda jaoks natukene muud moodi üldse lahti seletanud, et ta ei ole jah see hetk, kui ma lõpuks saan rahulikult võtta, vaid see hetk võiks varem tulla ja see eesmärk tulebki läbi selle, et ma investeerin juba varem, et pension on lihtsalt üks osa, kus läheb samamoodi, ta on see turvalisem koht, kus ma ei saa seda igapäevaselt puutuda ja ma ei muudagi seda, kui just strateegiliselt kui midagi drastilisemat peaks muutuma ja ma tahan näiteks oma riski veel väiksemaks võtta oma just nagu fondi valiku osas. Aga jah, ma ei oota seda selles suhtes nagu tuhinal, et siis tuleb midagi suurt ja ägedat ja siis ma saan puhkama hakata, et sellepärast ma teen ka praegu hästi palju tööd. Ehk siis võiks öelda, et sina ootad oma pensionilt siis sellist kindlustunnet? No selles suhtes jah, et minu arust ta kannabki seda eesmärki või täidabki seda eesmärki, et mingi teatud summa läheb mul kogu aeg püsivalt sinna, ma olen välja valinud, kuhu ta täpsemalt läheb, aga ma ei puutu seda, see on seal ja mina olen siin. Aga meie tänase väitluse teema on krüpto versus sambad. Mina ausalt öeldes ei tahaks neid üldse ühte lausesse panna, aga ma luban, et ma olen täiesti neutraalne ja ei ole eelarvamusega, ehk siis ma täitsa eelarvamuse vabalt praegu küsin, mis sina, Roman, arvad, mis on selline õige pensionivara? Midagi sellist, mis on väga kindel, et midagi sellist, mille puhul ei sõltu, et kas ettevõte, kus su pensionifond on, läheb pankrotti, kas riigi iseseisvusega juhtub midagi. Et selles mõttes, miks ma siin seda krüptoraha või siis Bitcoini pooldan, on, et seal kindlustab seda raha kindlust nii-öelda matemaatika ja krüptograafia, et ükskõik, mis maailmas ei juhtuks, vahet ei ole, kas meil on turumajandus, kommunism, fašism, mis iganes maailmakord on, et see matemaatika ikkagi töötab ühtemoodi ja selles mõttes saab kindel olla, et 100 aasta pärast, 200 aasta pärast, 300 aasta pärast, ma usun, on Bitcoin olemas, aga kas sinu pensionifond on olemas, et selles ma ei ole nii kindel. Aga sina, ütleme, kui ma küsin su käest, et kas 100 aasta pärast on suurem tõenäosus, et on Bitcoin alles või euro, siis ma saan aru, et sina panustad kindlasti Bitcoinile sellel hetkel. Jah, et 100 aasta pärast kindlasti on olemas krüptoeuro. Okay, aga euro nagu eraldi seisva valuutaliigina enam ei ole, et on digieuro ainult siis? Ma julgen arvata küll. Selge. Mis sa, Sam, arvad, mis on selline õige pensionivara? Õige pensionivara?
no mina nüüd paneks jälle oma munad kõikidesse korbidesse, et ma ei julgeks panustada 100% ei krüptosse, ei toetuma ka selles suhtes 100% oma pensionile, et igal pool on natukene, kui me nüüd räägime sellest, et mis võib juhtuda kas 10, 50 või 100 aasta pärast, siis selles suhtes neid olukordi küll mustasid luikesid või mis iganes võib juhtuda selles suhtes, oletame, kui Eesti riiki enam ei eksisteeri ja kas meil on mõni paha naaber, kes tahab meie riigi üle võtta, no siis ma ei muretse enam ei oma krüpto, ega ka pensioni pärast, vaid ma mõtlen, et kas ma jään rindele üldse ellu. Et see on nagu minu jaoks nagu reaalsus, et tähtis on investeerida, praegu rääkida sellistel teemadel, aga ma arvan, et kui juhtub ka midagi tõsisemat, siis noh, ma arvan, et see, ühesõnaga, need asjad võib-olla, need on olulised mulle, aga sellel hetkel on lihtsalt nii palju muid mõtteid peas, et mõelda selle peale, kus parasjagu minu investeeringud on. Sa tahtsid lisada midagi? Ja et kui minna nagu natuke veel laiemaks, mis ma arvan, mis on veel parem pensionivara kui krüptoraha või pensionifondid, et tegelikult laste saamine, mida rohkem lapsi, ma usun sellesse, et ma ei tea, kui sul on 5 last. Kas laste saamine kui pensionisambad või laste saamine selleks, et elu läheks edasi? Mõlemad, et see võib ka, seda võib võtta kui pensionisambad, et mida rohkem ma tahaks nüüd kohe teise debati siia otsa teha, aga no lasteaeda jätame teiseks korraks. Aga okei, ma küsin siis, me ütleme võib-olla natuke sellist tausta lahti rääkida, et miks me seda debatti siin üldse peame, et kui me mõtleme pensionisammaste peale, siis nad üldiselt on üsna stabiilsed. Seal on omad volatiilsushetked, aga tervikuna võttes on nad ikkagi üsna stabiilsed. Kui me nüüd paneme siia Bitcoini näiteks graafiku kõrvale, siis mina ütleks, et sul peavad ikkagi raudsed närvid olema, kui sa oma pensioniraha hoiad Bitcoinis, sellepärast et sealt võib sul iga hommik täiesti totaalselt teine pilt vastu vaadata, et ühel hommikul sa vaatad, ma lähen homme nagu juba pensionile ja järgmine hommik sa vaatad, et okei, ma pean nagu surmani töötama. Et sellepärast ma nagu küsingi, võib-olla ma ei ütlegi, ma küsin nagu pooltega vastuargumente, aga ma küsin, et mis siis teie arvates on krüptoeelised sammaste ees ja mis on ikkagi väga selged miinused sammaste või väga selge miinus sammaste ees. Et ma ei tea, kes alustab? Sam, võta sa. No krüptoeelised pensioni ees on selles suhtes nii-öelda nüüd, kuidas kunagi välja tuua täpselt, et sul võib olla päev, kus sul Bitcoin või mõni muu nii-öelda krüptovara tõuseb 20% päevaga, järgmine ette võib tõusta, langeda 40%, täpselt nagu sa kirjeldasid, eks ju. Et see volatiilsus on nüüd nagu nii pluss kui miinus, et on kahe otsaga mõõk. Et inimesed virelevad selle üle, et Balti börsil pole just absoluutselt volatiilsust, see nagu üldse ei liigu, et 0,05% tõuseb, järgmine 0,10% kukub. Et Bitcoin ja krüpto osas on täpselt vastupidi, et seal need tõusud ja langused on palju volatiilsemad ja daytraderitele, kes igapäevaselt seal spekuleerivad, nende jaoks on see nagu täielik mängumaa ja nagu unistus. Aga tavainimese jaoks ma arvan, et ma olen täiesti nõus sinuga selles suhtes, et ta on liiga volatiilne ja liiga riskantne, et tegelikult meil ei ole ajaloolist perioodi veel, mille põhjal järeldusi teha. Võib-olla Roman, sa vaidled muga vastu selles suhtes, aga ma julgen väita praegu et meil ei ole praegu piisavalt teadmisi veel selles suhtes, et mis seisus võib krüpto olla 50 aasta pärast, et ja kui praegust seisu vaadata, siis hästi populaarne trend on see, et erinevad USA ettevõtted ostavad krüptot kokku ja ühel ettevõttel nagu MicroStrategy peaks juba omama kas 3 või 4% Bitcoini kogu selles suhtes Bitcoini coinide peale kokku siis. Kui see võib-olla ka taustaks natuke, et kui ütleme eurotseid näiteks või dollarit, mida me kõige paremini tunneme, et seda raha hulka võib nagu kunstlikult, eks ole, suurendada, siis Bitcoini suur erisus on see, et seda ongi väga piiratud hulk ja seda ei saa enam rohkem kuidagi nii-öelda tahte järgi või soovi järgi juurde genereerida. Just. Nii, mis sina, Roman, välja tooks nende plusside ja miinuste juures? No kõige suurem pluss on kindlasti, kui ma räägin oma isiklikul näitel, et ma liitusin kunagi pensionifondidega kohe, kui nad tulid,
kogu elu, kui ma olen töötanud, ma olen raha pannud pensionifondidesse, välja arvatud viimastel aastatel, kui ma kasutan seda pensioni investeerimiskontot, aga et mu kogu pensionivara väärtusfondides on kusagil alla 40 000 euro. Samas, ma ei tea, mis aastal need pensionifondid tulid, 2000 alguses? 2004 2004. 2002 öeldi tulid publikust. ka või? Et, Ma nagu kuidagi vaimusilmast tuli 2004 silme ette. ei Aga olegi, lähedale. Jah, ei olegi nii oluline, aga nüüd siia paralleeliks, et 2012 aastal ma hakkasin Bitcoini ostma iga kuu 25 euro eest ja üks Bitcoin maksis siis 7 eurot ja tänapäevaseks minu krüptorahaportfell on suurem kui 1 000 000 eurot, et ma ei tea, et kui ma nüüd mõtlen, kumb mu elu rohkem kindlustus pensioni perspektiivis, kas see, et ma julgesin midagi teistsugust teha ja Bitcoini osta või see, et ma pensionisambasse investeerisin, kindlasti krüptoraha see. Nii et ma julgen öelda, et küll see kõik, mis sa rääkisid, et on suured tõusud ja langused, see on nagu tõsi ja võib-olla mida pikem sul see pensionini aeg on, et kui sa oled praegu 20 ja lähed eeldatavasti 71-aastaselt ehk 51-aastaselt pensionile, siis sul jõuavad neid tõuse ja mööni seal nii palju olla, et isegi kui vahepeal Bitcoini hind kukub 50%, siis ta jõuab ka tõusta veel 2000% ja uuesti langeda 50% ja uuesti tõusta 2000% ja niimoodi palju-palju kordi. Et kokkuvõttes sa võidad nagu palju rohkem. Et tõenäoliselt, mida sa tegema peaksid siis, et mida lähemal sa oma pensionile saad, sa peaksid hakkama siis selle riskantse vara hulka seal oma portfellis vähendama, et väljud siis sellest krüptorahast ja võib-olla panedki tavalistesse fondidesse oma raha, et ei juhtuks seda, et aasta pärast lähed pensionile, aga täpselt see satub kokku selle hetkega, kui krüptoraha hind kukub 60% ja sa oled nagu poole vaesem kui varem. Kui lühidalt võib kokku võtta siis, et me saime aru, eks ole, et krüptovara ikkagi on riskantsem varaklass kui sambad, aga mis siis krüpto puhul meeles pidada, on see, et sa pead seda riski korrigeerima ajaga, eks? Jah. Et kui sa ikkagi oled oma pensionieale juba väga lähedal, et siis sul ei tohiks seda väga riskantset osakaalu seal kas siis üldse mitte olla või siis kui siis natukene ja kindlasti ei tohiks olla nagu siis esimene mõte, kui sa ütleme mingil põhjusel hakkad väga hilja oma pensioni peale mõtlema, et see tundub kuidagi selline lihtne tee kaotatud aega tagasi teha ja siis ostad ennast krüptovarasid täis ja siis võib juhtuda, et sa jääd sellest vähestki ilma, eks. Okei, paljud, kui siin nüüd ühiskondlikult nagu debatti peetakse kogu selle pensioni kogumise mõttekuses, siis üks selline argument, mida välja tuuakse, on see, et mis ma siin ikka sabistan, et küll riik mind ülal peab, et ega siis riik mind nälga ei jäta ja esimene sammas on ju olemas ja siis osad argumenteerivad, et esimene sammas on üldse nagu veel parema tootlusega kui kõik need teised ja kolmandad kokku, et mis ma siin ikka pabistan. Ja siis ma nagu võib-olla küsingi, et kas see riigi lubadus esimest sammast püsti hoida ja kõigi aegade lõpuni kõikidele pensionäridele tulevikus pensioni maksta on ohtlikum lubadus kui kogu pensioniraha krüptosse panna? Ma arvan, et mõlemad valikud on väga halvad. Selles suhtes, et kindlasti kogu oma vaba raha ma krüptosse ei paneks ja ma ei julgeks ka jääda riigile toetuma sellistel hetkedel, et lubadused, ma ei tea küll, kes seda lubas, selles suhtes, et riik, aga... No riik ise lubab ja on väga palju inimesi ka, kes usuvad, et see nii on, et riigi kohus on ju oma kodanike eest hoolitseda ja siis nad usuvad siiralt seda, et see kestab ja toimib, mis iganes ka ei juhtuks. No võib-olla keegi usub, selles suhtes, et minu arvamus, nagu mida ma juba siin laval olen ka rääkinud, on see, et sa võid uskuda ja ma arvan, et nii ka pigem läheb selles suhtes, et ma ei kujuta ette, mis must luik peaks tulema, et selline olukord juhtuks, kus riik ei maksaks seda lubatud summat. Et mina ka praegu usun, et makstakse, aga ma ei jää toetuma sellele niimoodi, et kui ma lõpuks pensionile lähen, siis et kui riik nüüd appi ei tule, siis et nemad on süüdi minu kannatustes justkui.
et see on ikkagi lõpuks enda teha, et kui ma Romani näitel ka, eks ju, et kui pensionist ei tulnud seda tootlust, siis nagu sul krüptoga läks väga hästi, $1 000 000 seda oma portfelli suuruseks on ülimalt kõva sõna. No kui ma võtan enda näite, siis on ettevõtlus. See ei ole investeerimine, ma ei ole investeerimisega rikkaks saanud, ma olen ettevõtlusest enda raha saanud ja see tagab minu kindluse. Ehk taaskord, võib-olla ma olen hästi selline skeptiline inimene, et ma nagu lõpuks, kui ma kedagi ei saan usaldada, on iseennast ja vahepeal ei saa iseennast ka usaldada. Et iseennast reedan ka, aga võt nagu kui kedagi usaldada kõige rohkem, siis iseennast, ja selle põhjal võib-olla otsuseid teha. Roman, mis su emotsioonid selle Ma võrdluse osas on? ei vaidleks Samile vastu, et ma arvan, et ei tasu jääda lootma riigile, kui riik suudab garanteerida selle, et sul on see baaspension, siis on nagu hästi, aga pigem mu mõtted on hoopis selles suunas, et kui vaadates, kuidas iive kahaneb nii Eestis, Euroopas, kogu maailmas, et järjest vähem lapsi, kes peavad siis tulevikus seda pensionisüsteemi üleval hoidma, siis ma arvan, et juba 20 aasta jooksul see süsteem kardinaalselt muutub, kui sa lisad sinna juurde selle, et AI tuleb, kes ma juba praegu näen oma töö kaudu, kuidas on lastud sadu inimesi erinevates firmades, kus AI-le ongi see töö nagu antud, tulevad robotid tulevikus, kes võtavad tööle, et põhimõtteliselt ma näen seda, et ühel hetkel juba 20 aasta pärast tekib situatsioon, kus siis tuleb hakata, inimestel ei ole tööd, tuleb hakata maksma neile mitte pensionit siis, kui nad jäävad pensionile, vaid kodanikupalka, et ma ei tea, et sa pead maksustama ChatGPT-d, OpenAI-d, Facebooki, kes iganes neid AI mudeleid jooksutavad ja kes raha teenivad, et põhimõtteliselt riigid peavad leidma tulevikus uued sissetulekuallikad ja sellega katma ära nii pensioni kui ka tegelikult nende inimeste elu, kes on võib-olla nooremad ja kaotavad tulevikus töö. Et ma näen võib-olla maailma hoopis teistmoodi kui siis tüüpiline keskmine poliitik, kui ta räägib pensionireformist. Ühesõnaga, see on tore, kui see esimene sammas kestab, aga see ei tohiks olla kindlasti see argument, mille peale siis kogu oma pensionipõlve ehitama hakata, eks. Kuna meil see aeg siin kiirelt tiksub taustal, siis hakkame seda teemat natuke ka kokku kerima, et võib-olla lühidalt me oleme siin nüüd need poolt ja vastuargumente mingite erinevate varaklasside puhul arutanud, aga kui laiemalt võtta, et mis see kõige suurem viga on, mida pensioni investeerimise puhul tehtakse? Ma arvan, et see suurim viga ongi see, et jäädaksegi toetuma ainult sellele, et ei tehta rohkem muid valikuid ja otsuseid kui see, et mul on pension olemas, nii esimene kui teine, ja kolmanda ma jätan ka veel mängust välja selles suhtes, et mina arvan, et see, kui ma arendan seda teemat siin veits kiiresti, et see teise samba vabatahtlikuks tegemine või et inimestel on vaba voli ära tulla sealt, see oli täielik viga. Ma arvan, et see oleks võinud jääda, sest lihtsalt me ühiskonnana keskmine inimene ei ole niivõrd kursis, ta ei tea ja lõpuks on kahjulik meile eestlastele. Aga suurim viga on, ma arvan, see, et ei ole piisavalt hajutatud. Ehk siis oletame, et kellelgi ongi pension, aga tal ei ole võib-olla muid investeeringuid, kas on siis kinnisvara või ta on võlakirjad või aktsiad või krüpto. Et mul on kõike natukene. Et erinevad varaklassid ühest. Roman, mis sa ma arvan, suurim viga on olla keskpärane, ehk et teha nii, nagu kõik teised teevad. Et kui kõik teised panevad ainult esimesse ja teise ja kolmandasse sambasse raha, siis, ja sina teed täpselt samamoodi, siis sa garanteerid seda, et tulevikus sa oled keskmine pensionär ja keskmine pensionär ei ole kuigi rikas, et tee midagi lisaks, tee midagi ekstra, tee midagi teistmoodi, et tee see, mida kõik teised teevad, see tähendab, et minimaalselt sa saad olla keskmine pensionär, aga tee midagi rohkem. Kas osta krüptot, tegele ettevõtlusega, nagu sa, ma ei tea, investeeri kinnisvarasse, osta kulda, mis iganes, aga anna endale see võimalus olla mitte keskpärane, vaid midagi rohkemat. See pensionär, kellega kõik tahavad pensionieas sõber olla, koos ringi hängida. Ja siis lõpetuseks võib-olla ühe lausega, Roman, millise soovituse sa annaks noorele inimesele, kes meid siin täna saalis kuulab või üle veebi? Osta iga kuu kindla summa eest Bitcoini, et mis iganes 25 € eest. Ja selleks ajaks, kui sa pensionile lähed, ma olen kindel, et see on oluliselt rohkem väärt kui kogu su raha kõikides sammastes kokku. Saate pensionipõlves koos Romaniga uute autodega driftimas käia.
see on üks soovitus noorele inimesele pensioni osas. Pensioni osas. Ma arvan, et see sama mõte jällegi, mis ma siit juba olen võtnud, et ma ei hakka mingit originaalset lauset siin kokku keevitama, aga see sama mõte, et ära jää selles suhtes pensionile toetuma, hoia oma silmaring avar ja lai ning selles suhtes katseta kõikjal, katseta Bitcoinis, ostad 25 euro eest iga kuu või mis iganes summa eest, aga pürgi ka kinnisvara poole, vaata, mis võlakirjade maailmas toimub Eestis ja mida kõike muud selles suhtes, et hoia silmaring lai ja mul Kristjan Liivamäe käest on ikkagi kuldsed sõnad, et keskendu sissetulekute suurendamisele, mitte kulude vähendamisele, mis on minu arust toimib pea igas eluvaldkonnas. Väga hea, et võtame selle kokku siis pensioni investeerimise A, B ja C hajuta nii ajas kui varaklasside vahel, alusta võimalikult noorelt, sest aeg on sinu kõige suurem sõber, aeg lubab sul teha vigu ja ka neid parandada ja kõige suurem viga on siis see, et mida iganes sa oma varaklassiks seal ka ei valiks, on siis üldse mitte midagi teha. Et siis tühja koha pealt ei teki mitte midagi. Suur aitäh, et te tulite minuga täna siia väitlema ja vaidlema, eks selle järelduse, kas krüpto on nüüd parem või halvem kui sammas, teevad kõik kuulajad ise. Aitäh! Kus sa jooksed? Aitäh teile ja mõned küsimused on ikkagi ka tulnud. Ja muidugi. Alustuseks, et kas Sammil ja Romanil on mõlemal teine ja kolmas sammas olemas ja kui palju te sinna raha panete? Või nagu protsentuaalselt näiteks siis sissetulekutest? Ma juba mainisin, et kui oli see pensioni reformi muutus, et siis ma võtsin sealt teisest sambast raha välja ja ma panin pensioni investeerimiskontosse ja mul on seal alla 40 000 euro hetkel ja see on minu jaoks nii väike summa, et ma tean, et seal pensioni investeerimise kontos ma peaksin ise nagu individuaalseid aktsiaid ostma, mis mulle tundub nagu huvitavam, aga see on nii väike summa, et ma ei ole viitsinud isegi seda raha nagu allokeerida aktsiatesse. Rikas tüüp. Mitte rikas, aga nagu Sam ütles, et suurenda oma tulusid, tegele sellega, kus need tulud suurenevad. Kuidas sul on? Kolmandat sammast, kui on, siis ma ei pane sinna mitte midagi, aga mul on teine sammas ja seal ma suurendasin selle 2%-lt 6%-le, et kuna ma maksan endale ise palka, ja palga maksmine on üks jõle valus asi, eriti kui see tuleb sinu enda konto arvelt, siis ühesõnaga nii palju ma saangi, kui palju ma endale palka maksan. Ma rohkem ei oska, ei hakkagi midagi lisama vist. Nelli, sul on vist mõlemad sammud? Mul on kõik olemas. Kõik, you name it. Mul on teine, kolmas, pikk, kõik asjad on sul on isegi 4. Mul on 4 ka. Aga kui ma kolmandasse ei pane, siis see tähendab seda, et ma ostan selle vaba raha eest endale aktsiaid ja kinnisvara ja kõike muud, et ma, jah. Aga maksusoodustus? Ja maksusoodustused ja Paneb mõtlema natuke. Ja see on selles suhtes. Tegelikult saab kolmandasse panna ka ju need samatesse kategooriatesse, aga läbi samba. Ja ma üritan seda maksimeerida ikkagi selle 6000 euro piires selles suhtes iga aasta, et see on ka üks koht, aga mõtleme lõpuks, kui see maksusoodustuste nagu maksimeerimiseks läheb, ütleme niimoodi, siis ma olen kõik raha kuskil ära pannud, mis on probleem. Ütleme selle kohta, et kui noored olete, me räägime praegu pensionist, see on juba väga suur edu võrreldes väga paljude teistega nagunii, nii et kõik on väga-väga hästi. Aga miks peaks krüpto olema alles, kui pensionisambad on hüpoteetiliselt langenud nulli? Kui kogu maailma ettevõtted on muutunud väärtusetuks, siis kes on veel elus ja käitaks krüptot? Sellele väga hea ja loogiline vastus, et kui te olete tähele pannud AI ülestõusu viimastel aastatel ja see on sellised asjad nagu AI agendid, kes siis on nagu lähevad mingid arvutiprogrammikesed, kes lähevad internetti, teevad seal asju, siis mis te arvate, et kuidas nemad omavahel raha saadavad loomulikult Bitcoinis ja teistes krüptorahades, et nad ei saa teha LHV panka või Swedbanka kontot ja siis ühelt agendilt teisele raha kanda, aga nad saavad teha endale krüptorahakotti, et ennustatakse siin, et juba 3 aasta pärast on rohkem krüptoraha ülekandeid maailmas, mis toimuvad nende agentide vahel, kui siis inimeste vahel, et ma usun, et midagi sellist võib juhtuda tulevikus.
väga põnev. Suur aitäh teile selle vestluse eest, saime mõtte ilusti juurde. Tänud tulemast, aitäh! Aitäh!